3, 2, 1 ja läksime. No nii, tere maailm, siin Lauri, üks partner kinnisvarast. Et tänases eksprompt videos toon siis sulle paar põhjust või paar viisi, mida teevad kinnisvara omanikud, kõik selleks, et mitte oma kinnisvara müüa. Võib-olla kõige tähtsam põhjus on siis hinnastamine. Kuskil 70% omanikke, kes tegeleb ise müügiga, hinnastab enda kinnisvara tugevalt üle. Põhjuseks on ilmselt see, et nad hoiavad siis tugevat nagu emotsionaalset väärtust oma kinnisvaraga. Tegelikult need hinnad, mis sul KV-s või kuskil City's üleval on, ei ole ju müügihinnad. Kahjuks tihtipeale paljud omanikud sellest aru ei saa ning arvavad, et tegu on reaalsete müügihindadega. Et praegu oleme siin mai keskpaigas ja tegelikult enda statistikat vaatas ikkagi keskmine ruutmeetri hind, mis on meil siis portaalis ja reaalne tehinguhind on ikka päris palju tegelikult madalam. Ma ei hakka neid numbreid siin praegu välja tooma, kellel on huvi, saab muga ühendust võtta, saame asjast nagu täpsemalt rääkida. Teine asi on siis kuulutus, et loomulikult pildid müüvad ka videod. Tihtipeale ei saada aru, kuidas seda pilti ega video tehakse. Et küll me oleme näinud videosi, kus võib-olla naine on samal ajal duši all, kus tehakse pilti kassist või koerast, aga samas müüme kinnisvara. Ja ka valgustuspiltidel ei ole tihtipeale kõige parem. Ma ühele omanikule ütlesin, et sa oled kõik teinud selleks, et mitte oma kodu müüa. Tegime normaalsed pildid, leidsime aega, hinnastasime õigesti ja saime asja mõistliku ajaga müüdud. Ärge saage valesti aru, et meie eesmärk ei ole teha kiirmüüki. Meie eesmärk on teile tuua võimalikult palju raha. Aga kui inimesed mõtlevad, et me müüme su 70 000 korteri, mis oli 70 000 väärt 2 kuud tagasi, et ta nüüd on tänu Delfi artiklitele tõusnud kuskil 140 peale, siis kahjuks seda ei juhtu. Et kui sul on tõsine müügisoov, siis ikkagi tasuks need asjad ennem läbi mõelda. Just ka hinna koha pealt, et kalastamist võib-olla saab teha siis kalal käies, mitte kinnisvara turul mängides, aga eks ta nii on. Kolmas põhjus, mida omanikud siis teevad, nad ei leia inimeste jaoks aega tihtipeale, et tegelen ka paari ostukliendiga ja omanik ütleb, et esimene vaatamisvõimalus on 10 päeva pärast. Aga suure tõenäosusega see ostuklient leiab endale samal ajal mingi muu objekti, mida vaadata, mitte ilmtingimata siis osta, aga suhe nagu inimestega, et tegelikult tänapäeva inimesed ootavad vastuseid nüüd kohe, isegi võib-olla eile. Kui me saadame meili, selle meili peaks vastama ikkagi hiljemalt tänase päeva jooksul. Sama on ka telefonikõnedega ja muude asjadega, aga tihtipeale omanikel on omad tööd, omad tegemised ja ta selle nagu passiivsusega siis peletab päris palju ostjaid eemale. Võib-olla lisaboonusena siis saan sulle öelda veel nii palju, et kuskil 90% inimesi ei suuda ennast avada, kui nad on nagu omanikuga samas ruumis. Sa võid olla maailma lähedam vend või maailma lähedam tüdruk siis, aga ikkagi sa ei taha talle minna ja öelda otse, et kui su köök on nii kole, aga ma muidu ostaksin ära. Seal tekib nagu emotsionaalne niisugune barjäär. Et mina enda ostjatega olen isiklikult neid objekte, mis siis müüme omanike omasi, või kuidas ma ütlesin seda, et omanike objekte müües, siis me tavaliselt viisakalt palume omanikul teha üks väike jalutuskäik, et potentsiaali ostja saaks ennast korteris või majas mugavalt tunnetada seda keskkonda, kus ta on, ilma segavate faktoriteta. Aga tihtipeale omaniku juuresolek on niisugune, ostjatele ei meeldi see, ma ütlen. Aga mis siin ikka, et kõik ei tasu ka nii mustades toonides vaadata, et ma tean, on ka omanikke, kes ei vaja nagu maakleri abi, kes ongi võib-olla, kas nad on investorid olnud, on nad suutnud kinnisvara kuidagi ise müüa, aga reaalselt, et kuskil 80% inimesi tegelikult mingil määral vajab abi. See ei tähenda seda, et kui sa suudad teha normaalsed pildid, see ei tähenda seda, et sa suudad siis taga normaalselt võib-olla suhelda, meilidele vastata. Et see kogu kompott peaks olema ikkagi koos, aga need vead olid siis, mis ma siin videos praegu ette tõin ja loodan, et kellelgi oli sellest videost mingit kasu ning kui tunned, et äkki minul võiks olla
kasu sinu suhtes või sinule siis, et ole hea, võta ühendust, äkki saame üksteise jaoks kasulikud olla. Aga side lõpp praeguseks siis.